Tere taas, me jätkame, kus me eelmisel korral pooleli jäime, meil oli punase nupu näide, kui kellelgi meeles on, kui ei ole, võib üle vaadata ja viiulimängija näide täpselt samamoodi. Me lähemegi selle inimloomusega natukene edasi ja selle poliittehnoloogiaga, mis paratamatult sellega kokku põrkab. Mul on siin mõned pildid ja ma annan Mart sulle hea meelega edasi, me saame neid natukene kommenteerida. See on kõik seotud meie käesoleva teemaga. Me näeme siin tohtrit, kes lapse kallal ametis. No jah, ma tervitan veel kord oma poolt ka, kuigi see on eelmise saate jätk ja me siit stuudiost ei ole ka lahkunud väga kauaks ajaks. Saate jälgijad, neil on teleekraanil. Siin on siis aktuaalne teema vaktsineerimine ja missuguseid sotsiaalseid vibratsioone see esile kutsub. No vaktsineerimisel on ajalugu ja siin pildi peal me näeme Inglise arsti Edward Jennerit, kes siis kõigepealt viis laste peal 18. sajandi lõpus laste peal läbi katsetati ikkagi nagu inimese peal. Hiljem tuli, et siis loomade peal ja siis nagu loomade peal ka ei tohi enam katsetada. Aga siis katsetatakse ikkagi inimese peal tuleb välja. Ja siin on siis pilt, kus siis see arst rõugeid, tuulerõuged olid tõsine probleem. Väga paljud surid ja siis võeti nagu see viirus lehma pealt. Kõigepealt, kui ma õieti olen aru saanud, ma ei ole viroloog, ma võin eksida detailides, aga põhiidee on siis niisugune, et ta võeti kõigepealt siis see, nagu see näidis võeti looma pealt ja siis inimesele siirdati, vaktsineeriti ja sellega tegelikult vähendati surmasid, et ega kõik vaktsiinid ei ole ilmselt mitte halvad või suvel mul läks vana raudnuga väga sügavale kätte. Ja mul ei olnud mõtetki keelduda teetanuse süst, kohe kiirsüst ja siis veel. Aga see on ka proovitud, see on... Ja on teisi, kui ma troopikas olen, ma ei ole mitte ühtegi sellist vaktsiini teinud, ei malaaria vastu, aga lihtsalt mul on desinfitseerimispudel alati kaasas, kui mingi haav tekib, jälgin väga tähelepanelikult. Moskiitode vastu on oma niisugused vahendid olemas ka. Et inimene peab nagu targalt aru saama, et mille vastu ta laseb ennast vaktsineerida, mille vastu mitte ja mis on siis efekt, aga me hakkasime rääkima vaktsineerimise ajaloost. Ja me näeme tegelikult siis seoses vaktsineerimisega tekivad kohe ka vastasseisud või rahutused. Näiteks üks pilt, mis meil siin on, see on siin allpool, on lehma suu aetud laiali ja siin siis lapsi kallatakse sisse hoogsalt, ehk siis see on siis vaktsineerimise protsess ja siis sealt tagantpoolt tuleb välja siis niisugused ära vaktsineeritud, mitte päris inimesed, kellel on inimese keha, aga siis on lehma nagu pea on tekkinud, ehk siis siin karikatuur viitab, et see vaktsiin siis muudab inimese DNA-d ja võib-olla inimloomust, et siis inimesest saab selline poolloomne olend ja siin siis üks sarvedega tegelane, ilmselt see sama arst siin, see Jenner kühveldab siis argiga siis niisuguseid inimloomi. Tegemist ei ole tänapäevase pildiga. Ei, aga ajaloost on võimalik õppida ja tegelikult karikatuuridel on oma ajalugu, need teravdatult näevad vastuolusid, teritavad pilku teatud asjade suhtes, et tasub vaadata vanu karikatuure ja tunda nende kaudu ära meie kaasaja elu. Ja mida me selle pildi peal praegu tegelikult ära tunneme, on ka see niisugune ettevaatus, loomulik ettevaatus ja küsimus, et mis siis nagu inimese ja inimloomusega nagu juhtub või saab. Ja kindlasti üks asi on garanteeritud, on see, et vaktsineerimisega on võimalik tekitada väga konfliktset olukorda ühiskonnas. Ehk siis, kui sa seda vaktsineerimise teemat hakkad niisuguse poliitilise agendaga siduma
parteiprogrammidega muudad vaktsineerimise kohustuslikuks, see toob kaasa garanteeritult sotsiaalsed rahutused, ühiskonna lõhenemise. See on see, mida me praegu siin... Kas annan sulle järgmise pildi? Jah, järgmine pilt on ka vaktsineerimise ajaloost. Siin on näha, kus lapsi viiakse paljudes riikides 19. sajandil kehtestati kohustuslik vaktsineerimine, kaasa arvatud ka Austrias oli kohustuslik. Inglismaal ei olnud see kohustuslik paljuski põhjusel, et 1869 moodustati Leicesteris antivakserite liiga. Ja Leicesteri linnas siis toimusid massirahutused, demonstratsioonid. Meil on toredad kirjeldused, kuidas varahommikul kiriku kellad pandi helisema, nagu korraldati läbi linna paraad, mis siis kutsus üles lõpetama vaktsineerimisega seotud temaatikat. Päike oli kuldselt paistnud, inimeste meeleolu oli ülev, kohalikud poliitikud olid siis profitit lõiganud sellest sündmusest, peeti kõnesid, lauldi isamaalisi laule, et midagi ei ole nagu tegelikult uut, et vaadates ajalugu ja ka vaktsineerimise ajalugu me näeme sündmusi, mida me saame prognoosida, me saame neid vastuolusid ühiskonnas prognoosida ja siin selle pildi peal, mis mul käes on näha, kus lapsi viiakse siis sundvaktsineerimisele ja isa on siin raevus, siin on näha ühe pildi peal 2 tugevat politseinikku hoiavad isa kinni, üks siis kägistab teda kõrist, teisele isale siis on 3 politseinikku läinud kallale, et teda rahustada, et need on niisugused protsessid. Teine selline pilt nüüd, kus on ka politseinik nuiaga ja naisterahvas ja siin on näha veel 2 kaariku vahel või kuidagi niimoodi. Jah, need ei ole karikatuurid, aga need on joonistused ja pildid omaaegsetes lehtedes, et kuidas elu on. Siin on emad on täiesti šokis, valmis politseinikult nuia ära võtma ja kaitsma oma lapsi. Siin on aknast vasakul pool näha vanaema. Aastaid on daamil ilmselt palju, on voodist üles tõusnud, kogu jõu kätte võtnud ja siis vibutab rusikat. Et tegelikult see on see, mis leiab aset siis niisuguste sundprotsessidega, sundvaktsineerimine. Siin ei ole midagi uut. Ei ole mitte midagi uut. Ja jätame kõrvale küsimuse, kas see on õigustatud või mitte õigustatud või üldse pole oluline, et mis vaktsiiniga on tegemist. Me räägime praegu inimeste käitumisest ja sellest, et on võimalik ette näha sellest ajaloost väga tugevaid pingeid ühiskonnas. Ja me teame ka sellist poliitikat jaga ja valitse. Tekita vastuolud ja erinevad poliitilised rühmitused siis koondavad ühte poolt ja teist poolt enda taha. Ja see on muidugi ühiskonnale halb, sellised vastuolud, pinged ja eriti kaasajal, kui me räägime euroopalikust niisugusest kultuuriruumist ja eluoluruumist. Selle all ma pean silmas saate vaatajale väga tuntud asju, et kui te jalutate Viinis ringi, muusika mängib parkides, istute, inimesed loevad, vestlevad, viinikohvi, koogikesed, see on niisugune euroopalik vaba aja veetmine, euroopalik kultuur, inimesed tunnevad ennast vabalt ja naudivad seda euroopalikku olekut. Et kui need piirid avanesid nõukogude aja lõpus, siis minul noorema mehena oli soov, et ma võtan ühe niisuguse matkakepi ja alustan teekonda siit Eestist, jõuan Itaaliasse välja, et käin kõik need linnad, kuhu ma nüüd saan minna, Holland ja kõik, kus on täis kunsti ja ajalugu ja ma olen muidugi autoga väga palju sõitnud kõikjalt, aga nüüd seoses nende pingetega ja siis nende piirangutega tegelikult jällegi, kes kannatavad. Kannatab Euroopa keskklass, inimesed, kes on harjunud reisima, elama vabalt, ennast hästi tundma, nende sotsiaalelu on
lõhustatud, nad ei saa üksteisega enam vestelda, sest see mask on ees. No mida sa läbi maski jutust, esiteks laused muutuvad, kui sul mask on ees, siis laused muutuvad, muutub kõnepruuk, laused muutuvad. Ja see on füüsiline, see on fakt, see ei ole mitte mingisugune luulu, et inimene hakkab teistmoodi rääkima. Mine kas või nurga taha, nii et sa teist inimest ei näe ja räägi siis temaga ja korralda mingi dialoog. See on täiesti teistsugune kui see, kui inimesed istuvad vastakuti, üksteisele silma vaatavad ja üksteist näevad. Jah, et see haakub ka selle teemaga, mida me eelmises saates puudutasime, et multipolaarse maailma teke ja unipolaarse maailma kriis väljendub mitte ainult nendes majanduslikes sanktsioonides, poliitilistes painetes, katsetes pidurdada multipolaarse maailma edenemist, aga see seisneb ka selles, et tegelikult niisugune nagu euroopalik väärtusruum, kus on väga palju olnud kultuurisidemeid, kus on väga palju dialooge, kus on väga palju reisimist, turism kui niisugune, et see on väga palju pärsitud, inimesed enam ei sõida, ei liigu. Paljud arvavad, et see on niisugune ajutine asi. Palun väga, võtke jällegi meie lehed lahti. Bill Gates, kes vist minu arust ei ole ei meedik ega viroloog hariduselt, ta on arvutimees, eks ole. Tema annab siis seal teada, et uus ja veelgi ohtlikum viirus on Covidi järel kohe lävepaku juba ületanud, et sisuliselt mis sõnum sellega inimestele antakse selle infoopi kaudu? Kõik see, nagu ütles Kaja Kallas, pass on tulnud selleks, et jääda. Jah, ja võib arvata ja ka mask, et suvel saad sa natukene võib-olla maskist vabastust, eriti Lõuna-Euroopa riikides. Aga unustage ära sellised vabad diskussioonid ja inimnäo nägemine. Me üle-eelmises saates rääkisime ju väga pikalt tegelikult ja füsiognoomikast, et kui oluline see on näha. Inetu inimene ilmselt peakski maski kandma kohustuslikus korras. Neile on, et aga kena inimene, kui ta peab maski kandma ja et see on kindlasti kuritegu. Nüüd meil on siin veel mõned pildid. Aga enne veel sa mainisid, et see lööb raudselt lõhe, tekitab ühiskonda mingisugused pinged ja lööb lõhe. Keele küsimus on teine täpselt samasugune ju. Sri Lankalgi, kus koha peal sa pikalt käisid, seal oli ka, et kehtestame ühe keele ja mis tulemuseks oli tamiilid ülestõus. Jah, see on jällegi, mida ajaloos nagu näha on ja selle uuesti laua peale tõstmine või selle temaatika üles soojendamine garanteerib sotsiumis konfliktid, mida paljudel võib-olla on kasulik isegi tekitada. Seoses keelega. Jah. Me oleme nüüd kuulnud, et üks keel peab olema siin Eestis ka, et üleminek peab 100% olema eestikeelsele haridusele. Venelased, ma pean loenguid, väga palju loenguid venelastele vene keeles pean. Ja ma olen küsinud nendelt, et kui te nüüd eesti keele peale üle lähete, et kuidas te siis nagu Puškinit hakkate lastele õpetama. Ütles, et aga on siis eestikeelsed tõlked on olemas, et Puškinit me siis õpetame oma lastele eesti keele vahendusel ja võib-olla see ei ole nii, võib-olla see on nii, ma ei oska öelda, aga tegemist on väga garanteeritud tüliallikatega, sama me näeme Ukrainas. Tuletame meelde, millest tekkis Donetskis esimene ajend, millest tekkis, see oli hõõgunud seal 22. aastat 1922, kui Nõukogude Liit loodi ja Luganski ja Donetski, Krivoržski rahvavabariik ühendati muu Ukrainaga, Narodne Respublika Ukrainaga. Ainult sellel tingimusel, et jäetakse, rahvuslik koosseis oli juba siis selline, et jäetakse nende keel, õigused, autonoomia ja kõik see. Ja nüüd oli keele küsimus, oli esimene, 2014 öeldi, et kõik hakkate rääkima ainult ukraina keeles, mis asja, ja läks lahti. See on ära unustatud, aga jällegi meie kontekstis, meie saate kontekstis, keele küsimus oli see, mis on tänaseks päevaks välja jõudnud sinna, kuhu me kõik teame. See on niisugune sotsiaalne miin, mis garanteeritult plahvatab ja kutsub esile väga suure sellise kraateri või tekitab väga suure lööklaine.
ja seoses Sri Lankaga, noh, sama lugu, seal on ju erinevaid rahvusi, aga 3 ametlikku keelt on, praegu on, aga noh, on olnud ka varem. On sinhali keel, on tamili keel ja on inglise keel. Ja nendest suurim on siis sinhali keel, aga üks peaminister siis tuli idee peale, kas ise või talle öeldi, et tuleb üks nendest keeltest prioriteeteks kuulutada ja teised sisuliselt käibest kõrvaldada või ametlikust niisugust asja ajamisest. Ja tulemuseks oli Tamili sõda. Ja see vaevas seda riiki väga palju, kurnas, turism sai hoobi pihta. Et need on niisugused teemad, näiteks vaktsineerimisega ühiskonna lõhestamine, keele küsimus, rahvustunded, need on niisugused asjad, mis garanteeritult sotsiaalsete miinidena lõhkevad, toovad esile siis konflikti juhul, kui mingi osapool on konfliktist huvitatud. Noh, meedik lõikab inimese katki seetõttu, et ravida teda, aga noh, väga paljudel juhtudel on ka teistsuguseid motiive, miks haavu tekitada, sinna külge ennast nii-öelda pookida ja siis toituda sellest verest ja valust ja kannatusest ja jaga ja valitse. Seesama tülide tekitamine, mida näiteks Briti kolonialistid nii edukalt Indias erinevate rahvusrühmade ja religioonide vahel tekitasid, et see on vana taktika, aga siin meil on, lähme nüüd edasi. Võtame pildi, kus on posti otsas Kaabu. Kaabu, jah, siin EKRE saates on sellest väga asjakohane rääkida. Anna mulle see teine pilt ka, siin on... Wilhelm Tell, sa mõtled seda? Jah, see... Kaks mõlemal pildil on Kaabu. Need on vanad niisugused, karikatuurid jällegi. Inimesed ei tunne kahjuks seda Wilhelm Telli eepost, midagi ei ole jälle uut. Maamunal see episood, kus siis kohalik võimukandja Vogt laseb posti otsa panna oma mütsi, niisuguse isegi lodu või sellise mütsi. Ja kõik, kes sealt mööda käivad, peavad seda siis kummardama. See on niisugune lojaalsuse proov, nagu maskidega me näeme mõnikord, kui tehakse ametlikke pilte, siis on kõigil on maskid ees. Kui pildistamine läbi on, ruttu võetakse need ära, pistetakse taskusse. Et see on niisugune asi, mis toimib ka poliitkorrektsuse lakmuspaberina. Kui lojaalne sa nendele korraldustele oled, mida olemasolev võim on kehtestanud. Ja vaat siin pildi peal siis Wilhelm Telli eeposes see mütsi lodu on niisugune, mida kõik siis siin kummardavad. Ja siis Wilhelm Tell, kes siis tuleb sellesse külakeskusesse, läheb mööda, sõdurid siis selgitavad, et siin tuleb nüüd niisugune nagu austusavaldus teha või lojaalsusavastus, hakkab naerma. Ja see on ääretult ohtlik väljakutse siis kohalikule võimule, tegemist on mehega, kes ei allu siis niisugustele ettekirjutustele. Siin teise pildi peal näeme karikatuuri, kus siis eesli seljas on kujutatud see Vogt, kes siis raevutseb, et tema korraldust ei täideta. Ja siin on siis uhkes niisuguses poosis Wilhelm Tell ära sammumas seljaga. Mütsilodu on posti otsas ja siin on küllalt neid, kes on siin, üks on kohe päris käpukil juba, eriti truu alamlikust ilmutab selle Kaabu suhtes ja teised on siis niimoodi küll põlvili, aga keha on veel püsti ja teised on kohe niimoodi pikali ennast viskamas, põlvitamas, nii nagu see võimalus avaneb. Et jällegi pilt elust, kas ei ole niimoodi, nagu me praegu elame, et need vanad eeposed ei ole sugugi. Mitte kuskil ei ole kadunud ja see ongi, mis teeb kunstiteose, heliteosest, tuleb heliteos, kui ta on igavikuline selles mõttes, et ta oli aktuaalne siis ja ta on aktuaalne täna ka. Mitte ainult tollel hetkel. Nõukogude võimu ajal me mäletame ju neid plakateid, et paraadil plakatite kandmine ja ka keegi ju ei uskund, aga ametiühingu esimees hoidis märkmikku, kirjutati üles nende inimeste nimed, kes siis kandsid ja kes ei kandnud plakateid, keda polnud kohal.
need riskisid sellega, et korteri järjekorras nihutatakse neid tahapoole. Et see on lojaalsuse, pole üldse oluline, mille suhtes, kas sa kannad maski või kannad plakatit, et see on niisugune lojaalsuse nagu ilmutus ja kui paljud inimesed praegu vaadake demonstratiivselt neid maske kannavad ja soovivad, et see jätkuks. Kõik teised ka teeksid täpselt niimoodi. Ja kui ma lennukis tulin, seal oli üks mees, kes käis ja nõudis, et kõik mitte ainult ei kannaks maske, aga kannaks seda korralikult, ehk siis nina ots oleks ka sees. Kuigi söömise ajal maskid võeti ära, pakuti seal alkoholseid jooke, inimesed muutusid lõbusaks. Terve niisugune mitmekäiguline lõunalennukis oli. Ja siis, kui see oli lõppenud, siis jällegi see, et maskid täpselt ette ja nina ots sisse ja kuigi ju õhuvahetus oli ju toimunud kõik nii edasi. Ja see näitab, et meil on mõni protsent võib-olla seal meditsiinilist niisugust ettevaatust ja lõviosa enamik poliitiline korrektsus, inimeste selline, et sa pead, sest sa pead. Seesama lause, mida me eelmises saates ka rõhutasime, me peame. Ehk siis talupoja moodi mul hea sõber rääkis loo, kui nad olid väikesed ja neil oli suur vend. Õige mitu venda oli. Ja siis suur vend oli astunud kogemata lehmakoogi sisse. Täiesti värske lehmakook. Ja oma mingite uute uhkede sandaalidega sinna sisse astunud. Ja muidugi kratsid tükk aega kukalt ja siis sundinud ka teised väiksemad vennad sinna sisse astuma. Enne ei rahunenud maha, aga kõik pidid astuma. Ja, ega jah, see on inimloomus jah, selline nii. Anna mulle üks järgmine, mis siin all on. Siin on koerad näha, vaatame, mis siin on. See on garanteeritud tülliajamise viis, antud juhul siis vaktsineerimise kohta. Jah, siin pildi peal on siis rida koeri, 2 koera siis jagelevad, on tüli küsimus, mis nad seal jagavad, pole oluline, aga nad on omavahel tülis. See on osa on siis vaksitud, teised mitte vaksitud, ühiskond on lõhenenud ja siis on siis see võim, mis siis seda nagu vaatab ja kuidas sa seda siis nüüd oma mahlakas keeles kirjeldaks, mis see valitsuse koer siis nendega teeb. No valitsuse koer vaatab, et kui võimalust on, siis miks ka mitte. Ja tuleb sealt natuke eemale, vaatab, et veel üks võimalus on talle antud, mis on, tegelikult on ta need ise loonud. Ja kasutab ka selle teise võimaluse ka ära, tunneb ennast suurepäraselt ja jätab koerad edasi tülitsema. Nii et sellel võimul ilmselt on võimalik seda olukorda tulevikuski ära kasutada, kui selleks tarvidus peaks tekkima. Sa kirjeldasid seda karikatuuri ja tegevust väga nii-öelda viisakas keeles, mis ei kutsu isegi süütul neiul punapalgele, ütleme nii, aga põhimõtteliselt on siin õieti see jutt sinu poolt räägitud, vaatame, siin on veel üks. Nii, siin on parv, tegemist ei ole Aivasovski 9. lainega. Ei ole. Aga siin laine tuleb, ära sa nii optimist ole, et see on alles tulemas. Ja see on nüüd siis, mis me siin võime öelda? Me võime öelda, et need on siis Euroopa Liidu nüüd liidrid, kes seisavad siis silmitsi nüüd nende raskustega, mis on seotud gaasitarnete ja tõusva elukalliduse ja muudega. See on siis niisugune Euroopa Liidu ühtsus sellel paadil, mida püütakse kinni hoida. Siin on siis näha jupid, New York on peale kirjutatud vedelgaasitoru, kus siis tuleb ja kogu see ookean, siin on siis transatlantiline ühtsus, mis seda nii-öelda ümbritseb. Aga et see 9. laine siin paistab, et tuleb ja siin on näha, et on ka tülliminek pildi vasakul nurgas. Üks mees kägistab ühte ja teine siis üritab rusikaga lüüa, et tülid, konfliktid ei jää tulemata. Nii, ja nüüd on me võime tänava pildis näha praegusel ajal, et 2-3 koera on kellelgi erinevate ohelike küljes küll, aga ühe peremehe või perenaise juures. Kõik nad on reeglina ilusti hoolitsetud ja väga hea väljanägemisega need koerakesed.
aga siin on hoopiski sead, ehkki seanäod on kuidagi väga inimlikud või vastupidi. Ja need ei ole kuldid ainult, vaid need on need kuldid, mis on kohitsetud ja tapamajja on nagu mõeldud. Kuidas neid eesti keeles nimetatakse? No, ongi vist kohikult vist või kohisiga. Jah. No see karikatuur siin kujutas Ameerika presidenti, kes siis üritab nagu oma niisugust unipolaarset maailma nägemist ellu viia. Piits on tal käes, oheliku otsas on siis, tema ainult hoiab seda kinni, on siis need kuldid ja näete, üks on plehku pannud siin. Maailm päris unipolaarne enam ei ole, ühel on õnnestunud siin nagu ära põgeneda. Ja pealtvaatajad on loomulikult ka olemas, ehk siis kiibitsejad. Aga räägime nüüd ka sellest, et me oleme praegu aega kulutanud kogu selle häda ja viletsuse ja peale, mis ühiskonnas on, et mis võiks nagu võimalik lahendus olla, mida inimene võiks nagu teraapilise sellise meetodina või kuidas oma elu korraldada. Ma arvan, et üks on see, et sa ei saa ennast, et kõigepealt inimene saab ennast ise aidata. See on vanades kultuurides on üks niisugune, näiteks Sri Lankal, kus budism on riigi usund ja see, et inimene saab ise ennast aidata. Saab aidata ennast, kui sa realistlikult vaatad eluolu. Sa ei ole pessimist, sa ei ole optimist, sa ei mõtle sinna illusioone juurde, sa ei ilusta, sa ei muuda seda hullemaks, kui see on see tegelikkus. Sa oled realist ja vaatad seda elu nii, nagu ta on ja teed sellest oma järeldused. Ja sa näed asju, mida sa saad muuta ja asju, mida sa muuta ei saa. Vanad stoikud juba õpetasid seda. Täpselt, ja tähtis on osata nende kahe vahel vahet teha. Ja selleks ongi vaja pilku teritada ja nende asjade suhtes, mida sa muuta ei saa, võtta teissugune hoiak. Vaata, meie aeg on paljuski sarnane hellenismi perioodile, et kui Aristotelese kõige tuntum õnnekäsitlus on seotud üksikisiku ja ühiskonna harmoonilise kooskõlaga. See on see pisikene Kreeka linnriik Poolis, mida targad inimesed juhivad, linnriik õitseb. Ja selle õitsengu raames nagu kasvuhoones siis üksikisik puhkeb ka õitsele kui kodanik, kui pereliige. Aga hellenismi perioodil maailm muutub. Hellenismi periood, see on siis Makedoonia Aleksandrose või Aleksander Suure järgne maailm. Maailm on kuidagi muutunud globaalseks suureks. Teatud rahvusrühmad liiguvad ringi ühest kohast. Maailm väga palju muutub ja inimeste elu muutub kehvasti prognoositavaks. Tekivad uued hirmud, ebakindlus. Ja vaat nendes oludes siis see klassikaline nagu elumudel või õnnemudel enam ei kehti. Ja tekib uus arusaamine, mille poole püüelda ja see on meelerahu. Ja vaat asi, mis mulle huvi pakub, mida ma olen ka Aasia riikides käies nagu uurinud, on, et India mõjud ulatusid ka Vana-Kreeka filosoofiasse. Meelerahu õpetused ja juba toona näiteks Piiron, kes on skeptitsismi rajaja filosoof. Tema oli üks, kes koos Makedoonia Aleksandrosega Indias käis ja kui ta tagasi tuli, siis ta oli nagu muutunud mees, võiks öelda. See meelerahu õpetus, see, mida ta sealt koges. Vaat inimesed võiksid mõelda sellele, et kuidas saavutada nendes keerulistes sotsiaalsetes oludes tegelikult selline nagu meeleline rahu ja vaimne sõltumatus. Aga see eeldab seda, et me hoiame pilgu terava, me näeme tõde, otsime tõde, julgeme seda tõde vaadata, rääkida sellest tõest, et me ei kata ennast illusoorsete hirmude ja siis ütleme niisuguste soovunelmatega. Ja filosoofias on väga palju sellist õpetuslikku olemas, ma ei hakka praegu filosoofia loengut pidama või isegi mitte minimaalselt viitama,
aga need praktilise filosoofia koolkonnad ja õpetused, mida me hellenismi perioodist alates märkame, noh, need on vägagi käepärased teraapilised vahendid. Muuseas, filosoofia tol ajal hakkabki ennast kui kreeka keeles on farmakio, see on selle ravim, jah. Kuidas vähendada valu. Ja kõik tuleb jah sellest, et kuidas vähendada valu. Jah, et aidata inimesel elada, aidata püsida nagu meelerahu seisundis, saavutada selline meelerahu seisund. Aga meelerahus inimene ei ole reeglina, ei ole õel ega tige. Ei muidugi, sest et õelus, tigedus, ahnus, ülemäärased ihad, viha ja eelkõige ignorantsus, need on inimkannatuste peamised allikad. Nende väikeste asjadega me saavutaksime õige palju, aga kõik need samad asjad, millest me eelpool rääkisime, lõhestamine, närvilisuse tekitamine seoses sellega ja nii edasi. See on otsene vastutegevus kõigele sellele, mingisuguse stabiilsuse tekkimisele ühiskonnas laiemalt ja meelerahu tekkimistele üksikisiku tasandil. Jah, sest see põhjuse ahel on niisugune, et kahjuks on suur hulk inimesi, kellel on ebamääraselt palju sellist egoismi, just seesama hübris. Kogu klassikaline kultuur ju tegelikult tiirleb, klassikaline tragöödia tiirleb hübrise või siis sellise enese egoismi ülemäärase rõhutamise traagiliste tagajärgede teemaga. Kui me võtame klassikalise tragöödia, me näeme seal hübrise erinevaid avaldumisvorme ja kui ateenalased oma teatronis siis neid tragöödiaid jälgivad, siis õppetund on see ülemäärane enesekesksus, individualism oma huvidega teiste peale minek, hübris, see kutsub esile kannatusi, lõppkokkuvõttes ka nende inimeste jaoks. Ja minu tutvusringkonnas on mõned, kes on väga-väga juhtivatel kohtadel, kes ongi nimetanud, et nemad ongi süvariik tegelikult siin Eestis, nende enda sõnad ma nimesid ei nimeta. Ja nad ei saa aru, et need hüved, mis neil praegu on välja teenitud, et need on nagu krati lepalehed, et sul tundub, et sulle on siis, mis öösel, see oli neljapäeva öösel. Neljapäeva öösel anti. Täiskuu neljapäeval. Jah, anti siis neid kuldmünte, sul oli terve. 4 ristmikul, aga selle vastu sa andsid ka väikse tilga ära. Jah, ja see veri on reaalne, mis on ära antud. Aga need kuldmündid, mida sa lõpuks siis kodus niimoodi vaatama hakkad, on kollasteks lepalehtedeks muutunud. Et kahjuks ka need inimesed kannatavad ja muidugi ennem kannatavad kõik teised. Et seetõttu kõik inimesed peaksid mõtlema tegelikult, et kes nad on ja üritama ausalt tegelikkust vaadata ja iseennast. Aga meil on vastupidine tendents ka ju täiesti täheldatav, kes nüüd mina olen? Mina ei ole üldse mitte keegi. Mis nüüd mina olen sinna, kellegile seda ütlema? Mis nüüd mina olen valima minema? Kes nüüd mina olen, et neid asju muutma hakkan? Kes nüüd mina? Mis nüüd mina? Isegi mitte kes, vaid mis mina nüüd olen? Aga Andres, vaata siin, kui see küsimus, kes nüüd mina olen, mis nüüd mina olen, see eeldab seda, et sa ei tohi mingil juhul nõustuda sellega. Ja mida see inimene ennast nii-öelda ise alandades soovib, on see, et ta soovib kuulda nüüd kiidujuttu, et kes sa kõik oled ja mis sa tegelikult oled. Aga nõustuge hetkeks selle inimesega. Nõustuge, öelge jah, tõesti, sa ei ole mitte keegi. Vaadake, mis siis juhtub. Siis on pilt absoluutselt midagi muud. Ühel puhul kerjatakse sult tunnustust, teisel puhul, kui öeldakse, et sa tõepoolest, reaalsus saabubki. Et ma arvangi, et sa mitte keegi ei ole. Aga selle hübrise puhul
paraku on niimoodi, et see süsteem on teinud võimalikuks selle, tegelikult ega süsteem ei ole teinud, inimesed on loonud süsteemi, mille raames on võimalikuks osutunud see, et need tohutu suure egoga inimesed ja muidu väga madalate instinktidega tegelikult on sattunud positsioonidele, kus nad kõikide teiste üle otsustavad. Jah, kahjuks nii on, et kuna meie teise saate lõpp hakkab ka nüüd kohe varsti tulema, siis võib-olla paar sellist mõtet. Kogu klassikaline kultuur tegelikult tegeleb siis selle hübrise probleemiga, midagi uut ei ole. Päikese all me saame klassikast õppida ja see õppimine aitab meil kaasaja maailmas elada. Kreekakeelne sõna antropos, millest tuleneb siis antropoloogia inimese õpetus, tähendab olendit, kes hoidis pilku kõrgel. Samamoodi näiteks sanskriti keeles, paali keeles, arahant, aaria, need on inimesed, kes püüdlevad kõrguse poole. Ehk inimeses on madalus, nagu me nägime selle punase nupu näitega eelmisest saatest, ja seal on ka kõrgus, me saame koopereeruda, me saame koos midagi teha suurt ja imelist. Ja klassikaline kultuur kriipsutab alla inimese ülevust, suurust, julgustab pilku hoidma kõrgemal. Olla inimene tähendab olla olend, kes hoiab pilku kõrgemal. Printsiibid, mõõd kõiges, mitte midagi liiast. Ole inimene, inimnäoline ühiskond. Need on ääretult olulised asjad. Seetõttu need haavad ja löögid, mida me kaasaja euroopalikule kultuurile näeme seoses nende sanktsioonide bumerang-efektiga, mis Euroopat tabavad, seoses selle vaktsineerimise niisuguse sunniga, maskide kultusliku kandmisega, et need on väga tõsised ohumärgid, mida me peame märkama ja mille vastu me peame tegelikult seisma, kas või üksikisiku vastupanu tasandil. Nii palju väärikust võiks ikka endal olla või? Jah, loodame, et meie saate vaataja, kui mitte ei nõustu kõikide siin esitatud väidetega, siis vähemasti enamiku siin esitatud teemade suhtes mõtleb järele. Ja juba see, kui inimene hakkab mõtlema, siis on meie eesmärk täidetud. Tore, suur tänu, aitäh Mart tulemast ja aitäh. Ma loodan, et kohtume kindlasti veel. Aitäh.